ma paluks siis omalt poolt niimoodi, et debateerijad istuksid niimoodi, et ühel pool on siis küberturvalisuse inimesed ja teisel pool innovaatorid. Me saaks ikka natukene mürtsu ka. Juba hakkasid sildistama meid, jah? Absoluutselt. Ja ma ütlen kohe ära ka, et see teema, mis siin seina peal on natukene edasi ahenenud, et oleks veel vürtsikam, et siis see küsimus on küberturvalisus versus innovatsioon. Aga tere tulemast siis kõigile pärastlõunasesse aega. Loodetavasti kõik said piisavalt kohvi, et püsivad ärkvel. Ja kõigepealt natukene taustast, et kui me Martiniga, või Martin õigemini seda konverentsi planeeris, siis ta mõtles, et kuidagi peaks ju siia e-riigi tuleviku teemadesse ka küberturbe aspekti sisse tooma. Ja siis me mõtlesime, kuidas seda teha. Otsustasime, et teeme seda debati vormis. Et sellist head debatti, kus arendajad vastanduksid küberturbe inimestele, ei olegi väga selgelt olnud ja proovime siis selle täna ära teha. Meil on selleks 1 tund aega ja nii nagu öeldud, siis teema tervikuna on küberturve versus innovatsioon. Eks me kõik ju tea, et ega neid kahte asja otseselt vastandada ei saa, sest suures osas Eesti innovatsioon ju baseerub ka sellele, et me oleme kasutusele võtnud näiteks digitaalse identiteedi, mis on oma olemuselt puhtalt turbelahendus, nii et võiks öelda, et küberturve on ka olnud Eesti digitaalse arengu aluseks. Aga sellest hoolimata proovime seda teemat natukene kunstlikult vastandada lihtsalt hea debati huvides. Samuti põhjuseks, miks üldse seda debatti teha, on võib-olla olnud natukene ka see tunnetus, et Eesti digitaalne areng on viimase 5 aasta jooksul läinud liiga palju innovatsiooni või uute rakenduste kasutamise poole kreeni ja küberturve on saanud natukene liiga vähe tähelepanu. Ja see avaldub lihtsates asjades, kui vaadata rahanumbreid, inimeste hulka, kes sellega tegelevad ja ka fookust, millele siis poliitilisel, strateegilisel tasandil inimesed tähelepanu pööravad. Nii et see on selle debati taust. Aga natukene veel inimestest, kes siin debateerivad, nii nagu sissejuhatuses juba öeldi, meil on Tanel Tammet, kes on siis tuntud Eesti arvutiteadlane ja Tehnikaülikooli professor, kes on ka üks IT-kolledži asutajatest, ning kui ma ei eksi, siis ka Kaartami juhatuse liige. Ei ole juhatuse nõukogu. No nii, see ei ole. Aga igal juhul on Tanel see inimene, kes kätkeb endast aastate pikkust kogemust ja alati, kui on mõni töögrupp, siis tuleb ilmtingimata Tanel sinna kutsuda, et Eesti küberturbe kogemus oleks laua taga. Siis on meil Lauri Alman, kes on olnud kunagi üsna pikka aega Kaitseministeeriumi kantsler. Ja nekroloog esimene rida. Just, ja kes on ka oli kantsler siis, kui Eesti vastu olid tehtud kõige suuremad küberründed 2007. Aga nüüd on ta kogunud kogu selle riigiametniku kogemuse kokku ja teinud selle rahaks, läinud Cybexeri juhtima, mis on siis üks edukamaid Eesti küberturbe ettevõtteid. Siis on Linnar Viik, kes tõenäoliselt pikka tutvustust ei vaja, kellega seostuvad sellised märksõnad nagu Tiigrihüpe, E-riigi akadeemia, IT-kolledž, Pokopay ja nii edasi. Ja samuti on Linnar olnud kaua aega E-Eesti nõukogu liige, siis peaministri poolt juhitav. Ja samuti valiti Linnar hiljuti Euroopa mõjukaima digivaldkonna arendus- ja innovatsiooniklastri esimeheks. Nii et igati kogenud visionäär. Ja siis on Margus Püüa, kes siis kehastab endast Eesti e-riigi ametniku praktikat pikkade aastate jooksul, töötades nii RIAs, MKM-is, SMIT-is ja nüüd ta on HITSA juhatuse liige. Ta on siis vaeva näinud nii XD-ga, EID-ga kui kõikide selliste asjadega. Nüüd hästi lühidalt debati formaadist veel. Kõigepealt on debateerijatel 5 minutit aega avasõnavõtuks. Siis toimub diskussioon, võtame saalist ka küsimusi. Siis on kokkuvõtteks kummagil siis grupil 6 minutit, 3+3. Ja siis lõpuks see vimka, millest siin algus mainiti, on lihtsalt see, et me näitame seina peale graafikut ja palume teil hääletada sellise küsimuse üle, et millise valdkonna esindajate põhjendused
olid usutavamad. Nii et kas nad olid head või halvad, polegi nii oluline, aga kumb grupp siis oma valdkonda usutavamalt põhjendas. Selleks palun lihtsalt hääletage selle vormi peal, mida te juba vist teate, ja siia ekraanile kuvatakse ka siis hetkeseis kogu selle debati vältel. Aga nüüd, ilma pikema jututa, hakkaks siis sellest pihta, et annaks kõigepealt sõna küberturbe valdkonna inimestele teha avasõnavõtt. Palun. Hakkame siis siit laua otsast pihta. Kõigepealt loomulikult suur tänu selle kutse eest. Ma ütlen kohe alguses ära, et ma ei arva, et see on selline nullsumma mäng ja ma olen kohutavalt halb nullsumma mängudes. Aga lihtsalt vaatame, kuhu argumendid viivad. Kui Raul selle e-maili mulle kõigepealt saatis, ma olin ka tegelikult ma tahtsin kohe sellega vaidlema hakata, et tegelikult see ei ole nii. Et mida meie siis iga päev oma küberturvalisuse ettevõttes teeme kui innovatsiooni. Et eks me püüame ju ka teha võimalikult häid ja uudseid ja innovatiivseid lahendusi ka turvalisuses. Aga siis ma hakkasin meenutama igasuguseid lugusid. Ja ma mõtlesin, et võib-olla selliseks avanguks ma loodetavasti usutavalt, pidades silmas hääletusperspektiivi, natuke ka kritiseerin seda valdkonda, et võib-olla hiljem ehitada sellele jälle mõningaid toetavaid argumente. Meil aastaid tagasi, rohkem kui 10-15 aastat tagasi hakkasime me rakendama esimest valitsuse krüptotelefoni projekti. See toodi kohale Saksamaalt ja oli väga võimas. Valitsuse liikmed, kantslerid ja teatud asjamehed veel said Eesti esimese krüptotelefoni. Selleks, et sellel telefonil kõne teha, sa pidid sisestama sinna kõigepealt ühe koodi, peaminister võtab telefoni vastu ja siis tema pidi sisestama oma koodi. Ja siis oli ühtaki kõne turvaline. Ja selle telefoni kõige suurem probleem ei olnud mitte see, et inimesed tahtsid neid koode sisestada, vaid see, et need telefonid nägid kohutavalt koledad välja. Need nägid välja sellised nagu kõige esimesed Nokia telefonid, mis olid juba väikesed. Üks inimene küsis minu käest, et kas see oleks võimalik, et te jagaksite välja postitit, et mis ütleksid, et tegelikult need maksavad 40 000 krooni, kui me paneme need restoranides laua peale. Et võib-olla seal on midagi, et turvalisus lendab väga peale. Teine lugu, mis mul alati meelde tuli, ma usun, et need, kes on riigiasutustes töötanud, seda reha on tallanud kordades ja kordades ja kordades, nagu ikka. Me lööme seda reha peaga nii kaua, kui pea läheb katki. On nõrk vool, ükskõik mis maja, ükskõik mis korrus, ükskõik mis kabinet mingil perioodil riigis valmis sai, siis kohe-kohe, kui oli käes avamine, tuli see alati edasi lükata, sellepärast et selgus, et nõrkvoolutööd on tegemata. Mis tähendas seda, et vast maalitud seintelt need seenad kisti lahti, sinna paigutati igasuguseid asju, tehti asi turvalisemaks ja ikka ja jälle niimoodi, ikka ja jälle selle reha otsas. Tegelikult 2 asja ja sellist probleemi, mis ma enesekriitiliselt välja toon, on see, et kuidas me suudaksime olla turvalisuses kaasavad niimoodi, et me teeksime selle huvitavaks ja kuuliks ja mitte selliseks, et sellele peaks kuidagi viisi vastanduma. Kuigi ma teen seda suurima hea meelega. Ja teine on see, et kuidas me väldime tobedusi, kuidas me väldime selliseid tobedaid, kalleid, absurdseid vigu, nagu meil riigis näiteks kõikide nõrkvoolutöödega ilmselt, ma arvan, 80%. Ma ei tea, kas me oleme Chatham House, aga või... Vist ei ole, sest nagu ma arvasin, tehakse üle... Siis jääme selle juurde, et 80%. Aga sellega ma nagu sellise sisseotsa lõpetaksin. Lauri sõnavõtust tõi välja, et innovatsioon ei pea olema mitte ainult kiire, vaid ka ilus, et inimesed armastaksid seda. Kindlasti. Selge. Tanel. Mul ei ole ühtegi sellist imetabast lugu nõrkvoolu ega teiste asjadega, ega nende krüptotelefonidega. Ja kuna mul neid lugusid ei ole, siis ma rääkisin kolleegidega ja püüdsin uurida, et kas neil tuleb mingeid mõtteid. Ja siis meil siin erinevate inimestega koorusid mõned mõtted selle teema koha pealt. Et kõigepealt ma saan aru, et me kõik arvame, et millegi tegemine on tähtsam kui selle turvamine a priori, sest kui sul midagi ei ole, sul pole ka nagu midagi turvata, et see on niigi selge. Ja mis siis nagu edasi hakkab juhtuma, et sa mõtled kõigepealt, et okei, et kui me teeme mingi uue asja ja see on väga väike ja 5 inimest seda kasutavad,
siis võib-olla ei peagi seda turvama, et meil on vaja nagu lihtsalt proof of concept käima saada, aga siis hakkab vaikselt juhtuma, et kui see proof of concept jääbki ellu ja tuleb inimesi juurde, siis selge, et mingi hetk muutub see oluliseks, et me ei kaotaks oma vast tekkinud mainet, et me ju ehitame üles mingi maine, kaubamärgi asja ja see muutub väärtuseks, mida hakatakse ründama ja mida rohkem me ehitame, seda rohkem seda rünnatakse. Tähendab, mingi hetk me peame tegema sellise lülituse, et me lähme seda mainet nagu aktiivselt kaitsma ja püüame teha nii, et asjad ei oleks kokkulükatavad. Ja see on tihtipeale väga keeruline teha, sest kui sul on nagu palju asju valmis ehitatud, siis kuidas sa äkki hakkad seda kõike nagu ümber lammutama, nagu me teame, see on rõve ja raske. Ja see tähendab, et seda kõike tuleks tegelikult algusest peale mõelda, et kuidas me seda saavutaks, ja ega seal väga häid mõtteid ei tule, et seal on mõned mõtted, mis on, et kuidagi peaks püüdma neid asju modulaarsetena teha, nii et samm-sammult saaks asendada, et sa mõtledki niimoodi, et me saame oma tükke välja visata, et sa planeerid kogu seda arhitektuuri algusest peale, et see on nagu üks teema. Ja siis teine mõte, mis meil tekkis, oli see, et kui sa teed mingit asja, mida ei ole inimestel tingimata vaja, näiteks sa teed mängu, mida nad omaette mängivad, see on väga lahe, või teed mingi lugeri, et nad saavad seal raamatut lugeda, nad saaks teiste lugeritega ka, saaks teiste mängudega ka, et see on, siis võib-olla ei olegi väga vaja seda turvalisust. Aga nüüd, niipea kui on asjad, mida inimestel on päriselt vaja, umbes, et neil on raha, neil on, nagu siin öeldi, meditsiiniandmed, neil on IoT-värgid, need ei ole võib-olla inimestel, aga mingid asju juhivad, mingid päris asjad juhtuvad. Ja väga paljud asjad, mida on tegelikult vaja, on need, kus mingid päris asjad juhtuvad. Ja nende puhul sa ei saa oma asja tegelikult veenvalt esitada, kui sa ei müü kohe turvalisust, sellepärast, et sul on kohe vaja veenda, et see on millegipärast nagu kindlam raha, kindlam IoT, kindlam meditsiinivärk, muidu keegi seda lihtsalt ei võta, isegi nagu proof of conceptina. Nii et see on kohe nagu teine dimensioon, mille peale tuleb mõelda. Ja nüüd tulles korraks selle riigi juurde tagasi, siis ma lihtsalt mainiksin, et minu meelest kõik ei ole nii hästi, nagu meie kõik standardid, süsteemid, protokollid ja muu stuff justkui lubaks. Ma võtan siit poolt siis vaheseina ehitan üles ja alustan kõigepealt õiendusega Rauli sissejuhatuse teemal, kes ütles, et kui me vaatame riigi IT-eelarvet, siis on arenduse poole kaldu ja kuidagi nagu turvalisuses on liiga vähe. Ma ükskord kuulsin täpselt samast juttu nagu põllumajanduse teemal, et tead, kui vähe inimesi on meil põllumajanduses hõivatud võrreldes aastaga 85. Aga äkki on toimunud mingi mehhaniseerimine vahepeal, äkki on süsteemid muutunud võimekamaks ja targemaks ja meil on võimalik sama tulemus ja võib-olla isegi parem tulemus saada väiksema hulga inimtundidega, mis me sisse paneme. Väga võimalik, et me oleme jõudnud välja ka küberturbes sellesse punkti, kus kohas meil on olemas tugevamad partnervõrgustikud, mille peale me saame toetuda ilma oma igapäevast raha sisse panemata. Ja väga võimalik, et seal on ka funktsioone, mis on senisest paremini automatiseeritud ja vajavad vähem iga päev inimsekkumist. Mina oleks rääkinud natukene sellisest nagu enda kogemust, mida siin on juba natuke esile toodud. Et millega tegeleb üks selline kurikuulus innovaator, nagu siis, kui ta hommikul üles ärkab. Et eks tema soov oleks teha nagu maailma natukene paremaks kohaks. Ja klassikaliselt siis ta vaatab, et tal on mingisuguses valdkond, ta on silmitsi mingi probleemiga. Ja ta mõtleb, et kuidas sellele probleemile võiks saada mingisugust lahendust. Ta on ühe hiljaaeguse näite, et nahaarstid ütlesid, et nemad ei taha väga oma patsienti näha. Sest tegelikult päris suur hulk sellest, mida nende patsientidega kohtumisel toimub, on see, et nad vaatavad seda ja tihtilugu, enne kui patsient on enda juurde jõudnud, on juhtunud see, et arsti meili postkasti on tulnud tegelikult selle patsiendi poolt tegelikult väga kõrgresolutsiooniline mobiiltelefoniga tehtud pilt, mille see inimene on oma meili aadressilt saatnud arstile ja arst juba ütleb, et tule ruttu minu juurde, ma juba tean, millega tegemist on enam-vähem. Ja arsti juurde tullakse selleks, et siis saada nagu lahendus selle, põhimõtteliselt retsept välja kirjutada, juba saada nagu raviplaan võtta. Ja kui me nüüd räägime seda juttu siin sellisest tervishoiu andmete töötlemisest läbi turvamata elektronposti võrgustikku, siis mõni võib juba täitsa soojenduseks ära ehmatada. Aga soov on lahendada probleemi. Lahendada probleemi, mis on maailmas, näiteks anda inimesele
praegusel hetkel siis näite kohaselt läbi digikonsultatsiooni ligipääs nahaarstile, dermatoloogile. Ja loomulikult keskendutakse sellele, et kuidas lahendada selle kliendi probleemi niimoodi, et tema elu muutuks mugavamaks, paremaks ja selles oleks vähem vaeva. Ja kui see sama seltskond läheb ühe investori juurde, siis mitte kunagi ühegi investorite, ingelinvestorite ega siis järgmise ringi investorite juures ei ole jutuks kahte asja. Ei ole jutuks see, kas see on seaduslik ja kas on olemas seaduslik raamistik, mis lubab seda asja teha. Ega ei ole jutuks ka see, et kuidas on lahendatud teil küberturbe või isikuandmete kaitse teemalised probleemid. Vaid küsitakse seda, kas te suudate selle päriselt ära teha niimoodi, et lõpptarbija saab seda kvaliteeti kätte uues ja paremal viisil. Maailm on teistsugune koht pärast seda. Ja niimoodi on tegelikult ilmselt meie ümber läinud käima väga paljud meie jaoks tänapäeval argipäevaseks muutunud digiteenused või tooted. Alates sellest, kuidas leiti, et see on ebaseaduslik, ebahügieeniline, ebatervislik ja kõike muud, on panna mobiiltelefoni sisse kaamera. See on täiesti nagu saatana sigitis alates kogu sellest nagu turvalisuse poolest ja kuidas üldse modulaarsus on tegelikult nagu sellise supply chain security. Nüüd ei ole ainult üks kaamera, nüüd on lausa võistluskaamerat. Mitu kaamerat on rohkem. Oi jah. Et modulaarsus on tegelikult suurem, kasvatab riskikomponente. See, et sa ei kontrolli kogu oma tarneahelat ja ei tea, mida keegi on sinna sisse teinud. Ega sul on võimalik nagu jõuda välja punkti, kus kohas sa lähed oma investorite juurde, lähed oma klientide juurde, et ma pakun teile midagi, nad teevad, et see on ilus, see on kasutajale mugav ja mitte kunagi keegi ei küsi nendest, kas see on ka tehtud turvaliselt või mitte. Ja nüüd me jõuame välja sellesse punkti, mis on üks eluline näide mul, kui Skype'i legal counsel ütles väga lihtsad sõnad. Kõik korrespondents, mis on erinevate riikide regulaatorite või konkureerivate telekomifirmade poolt adresseeritud Skype'i peajuristile või legal counselile, peab minema dokumendi purustajesse, enne kui mina seda näen, nii kaua, kuni meil on 10 miljonit klienti. Pärast seda hakkame neid dokumente lahti tegema ja vaatame, mida nad siis kirjutavad meile. Ja pärast seda oleme avatud koostööpakkumiseks ja pärast seda ehitame sellise arendame platvormi, mis on tõepoolest standardiks ja turvalisuseks ka teistele. Ehk meil on olemas faasid, ettevõtted mitte kunagi oma algusfaasis ei keskendu tegelikult sellele, kas see on seaduslik ja kas see on turvaline, aga see võib olla omaette ka väga suureks riskiks. Ja neid näiteid on meil küllalt näinud, mida Tanel käisile tõi. Meil on startup-pankasid, kes suudavad tegelikult oma klientide raha ühe nädalavahetuse jooksul lasta ära varastada ja meil on olemas teisi näiteid selle kohta, kuidas võtab võib-olla 5 aastat aega enne, kui üks igapäeva makseid tegev, domineeriv finantsasutus laseb oma lõpptarbijatele alles biomeetrilise sõrmejäljega sisse logida või ainuüksi kas oma konto seisu näha. Mul on hea meel, et Linnar tõi selle tüüpilise visionääri vaate kohe välja. Et turve ei huvita tegelikult kedagi, peaasi, et teenus töötab ja kujutab võimalikult vähe probleeme endast. Aga enne kui Linnar vastata saab, siis anname veel sõna Margusele avasõnavõtuks. Aitäh! Et täna ei ole miski see, mis oli eile ja ma arvan, kõik me usume, et homme pole enam miski see, mis oli täna. Et see maailm on pidevas ja väga kiires muutumises ja kogu seda värki iseloomustab ju hästi suur määramatus. Et ka nagu raamatu näite järgi võiksime nagu ütelda, et Linnar ja minu poole peal siin on siis lõputu mugavus ja hästi tore kasutatavus ja klientide uudishimu rahuldamine inimeste ja sealpool lauda on siis hästi turvaline, et mitte öelda ainult kirjutatav mälu, write-only märu, mis keegi mitte kunagi ühtegi andmeid nagu kätte ei saa, mis on absoluutne turvalisus. Loomulikult on tõde siin kuskil vahepeal ja ma tooks ka selle 2007. aasta nagu näite, et kui meil tõepoolest mingil hetkel nagu kangastuspilt, et mis selle turvalisusega siis õigupoolest nagu on.
ja osa inimesi siis ütles, et riigi infosüsteemi kontekstis nagu võiks või peaks nüüd hakkama lõpuks turvalisusele ka tähelepanu pöörama, et kaua me selle innovatsiooniga oleme siin ikkagi nüüd mehkeldanud, et loonud igasuguseid iseteenindavaid teenuseid, inimesed näevad kõik andmeid, mis riigis on ja nii edasi. Et natukene võib-olla ka see, mida Tanel ütles, et iseenesest kogu selle riigi infosüsteemi nagu kontseptsiooni või siis, kui me selle peale nagu mõtlema hakkasime, on tegelikult need turvaeesmärgid suures plaanis olnud kogu aeg esikohal. Mis see XD ja ID-kaart muud on, kui tegelikult vundamendi loomine selleks, et me saaksime innovaatilisi ja toredaid lahendusi teha. Ka tänasel päeval, kui me räägime, hästi popp sõna on ju kõiksugune masinõppe, tehisintellekt ja nii edasi, kui me praeguses oma valdkonnast räägime, et meil hästi tore on rääkida või unistada nii-öelda õpianalüütikast, aga nagu natukenegi välja hääldada, et mida see õpianalüütika iseenesest tähendab, et see tähendab hästi palju andmeid õpilaste, õpetajate, igapäevaste tegevuste kohta, nende analüüsimist, siis see asi nüüd mitte kuidagi ei lähe. Aga mis analüütikast me nagu räägime? Ja teisipidi nõus sellega, mis Tanel ütles. Kui ei ole asi valmis, mida kaitsta, siis ei olegi midagi kaitsta. Ja kui asi on valmis, ega siis pole midagi nagu rünnata ka, et me peame neid kahte asja kogu aeg nagu vaatama, et kuskil peab olema nagu ründeväärtus ka. Et ükski asi ei ole iseenesest ohtlik ja ei ole iseenesest turvaline. Nad on ikkagi mingis kontekstis, et kellelgi on mingi asja vastu huvi, kuskil on mingi ründevektor ja meie asi on need ära tuvastada ja võib-olla kõige olulisem, võib-olla ka mingit riski lihtsalt nagu aktsepteerida. Sest jällegi, teises otsas nagu absoluutne turvalisus tähendab, mitte kunagi, mitte keegi, mitte midagi kätte ei saa, kõik on hirmus, nagu sa ütlesid, suur kast telefon, mis on ebameeldiv ka. Lauri tahtis vastata. Kuna ma olen ka jurist, lisaks sellele, et ma tegelen küberturvalisusega, siis ma võib-olla ütleksin paar sõna siin kohe jätkuks, et kaks väga ebameeldivat asja. Juristid ja need, kes räägivad turvalisusest, mis on kõige suurem takistus nii-öelda innovatsioonile, aga võtame edasi. Miks me peame tegema eelarveid? Miks me peaksime tegema projekti juhtimist? Ka äärmiselt nii-öelda meeldiv asi. Miks me peaksime tegema turundust ja nii edasi, et minul muidugi tuleb sisse selline väike protestimoment, et miks need kaks on alati eraldi välja toodud kui just need kõige suuremad takistused. Ma arvan, et me peame suutma vaatama ka peeglisse. Ma ei ütle, ja veel kord, ma ei ütle, et kõik võimalikud nii-öelda turvalisuse soovitused on maailmas kõige mõistlikumad, aga ma ütlen, et sellest vastandumisest tuleb kuidagi üle saada, aga vastandumisest tuleb üle saada loomulikult seeläbi, et meie, kes me müüme turvalisust, kes me sellega tegeleme, ka ise peeglisse vaataksime. Aga nüüd sellel asjal on alati kaks poolt, et selles mõttes oleks hea, kui ka innovatsiooni pool selles osas natuke peeglisse vaataks või natuke kaasa tuleks. Tegelikult võtame, et asja huvitavamaks teha võib-olla, võtame konkreetsed näited, mis on Eestis olnud. Ütleme, et me võime rääkida ilusat juttu, et turvalisus on ka innovatsioon ja me kõik väga toetame selliseid asju. Konkreetne näide, kus mina esindan täiesti selgelt sellist turvalisuse vaatepunkti ja võib-olla me saame siit hea vaidluse. E-residentsus. Ma olen totaalselt selle vastu. Minu meelest see on programm, mida on müüdud valesti. Minu meelest see on eksperiment, mis just nimelt turvalisuse kaalutlustel on tegelikult määratud, ma ei tea, mitte võib-olla niivõrd edukale lõpule, aga sellepärast, et on võetud üks kontseptsioon, mis on alguse saanud turvalisusest ja keeratud see täiesti teistpidi. E-residentsuse algne mõte oli see, et kuna meie riik on nii cool, et sellel on nii palju e-teenuseid, siis need välismaalased, kes on ennast siia kohale sisse seadnud, ei saa enam ise toimetada ilma selleta, et nad kasutaksid mingisugust ID-kaarti või ID-kaardi moodi asja. Puhtalt sellepärast, et kui meil on juba investor, kes tahab meie ettevõtetesse investeerida
ja on seda teinud selleks, et kinnitada oma majandusaasta aruannet, ta saab e-residentsuse, sest ta juba teab, mis on Eesti. Selle vidina kaudu Eestit müüa on minu arvates, ma olen täiesti ebaortodoksne siin, aga võib-olla isegi nii-öelda tahtlikult, aga ma tahan selle välja käia. Selle kaudu Eestit kuidagi müüa või meie rahvaarvu suurendada ilma märkimisväärsete turvariskideta, mis on täiesti asjatu, mis tekitab kulusid, mis on hoomamatud tegelikult, on ohtlik. See on üks koht, kus tegelikult, ma arvan, oleks võinud rääkida natuke turvalisusest. Ei ole mõtet taguda pankade reha, kui pangad teavad juba, et kohe-kohe on tulemas välja massiivsed rahapesuraportid, mida nad peavad tegema. Siis meil ei ole mõtet taguda seal rehadega ukse taga, et hakkame e-residentidele pangakontosid avama. Seda lihtsalt ei juhtu. Seda lihtsalt ei juhtu. Et nüüd võib-olla... Linnar võib-olla tahab vastata. Mitte, et ma väga tahan kohe sinna e-residentsusesse minna, aga antud kontekstis oleme Euroopa Liidus, mis tähendab tegelikult seda, et me kogu e-residentsuse ja pangakontode teemal on räägitud väga palju nagu valest asjast. Millegipärast eeldatakse, et Eesti Finantsinspektsiooni järelevalve all olevad siinsed finantsasutused peavad e-residentidele ja nende loodud ettevõtetele avama kontosid. Ei pea. See on panga enda vabadus. Aga samas Euroopa Liidus ja ka Eurotsoonis on väga paljud selle valdkonna riske spetsiifiliselt hindavaid finantsteenuse pakkujaid. Ehk siis me ei saa enam rääkida sellest, et meil on üks pangandus, üks teenuste kogum, vaid meil on väga selgelt spetsialiseerunud finantsteenuste pakkujad, kes tegelevadki mitte residentide ja mikroettevõtete taoliste mitte residentide finantsteenuste pakkumisega neile, ilma et sellega kaasneks olulist rahapesuriski. Ja tegelikult see ongi nii, et e-residentsus kui selline on väga paljudes oma teenustes hoopis midagi muud kui see, mida me oleme Eesti igapäeva argipäevana harjunud nägema. Ma aga mõeldes veel kord nagu selle innovaatori perspektiivis, siis ega tõenäoliselt ega ka ilma selleta, et me pidevalt püüame muutuva maailma või probleemide rikka maailma piire oma juurde tekkinud uute teadmistega murda ja leida paremaid lahendusi, siis ega ilma selleta, et sa püstitad piisavalt ambitsioonika eesmärgi, ei ole võimalik minna ka mingil hetkel juristi juurde ega ka küberturbe tiimi juurde öelda, et nüüd oleme jõudnud välja punkti, kus meil tuleb kirjutada esimene kliendileping. Ja me ei tea isegi, mis asi see on, mida me pakume. Me pakume mingisugust jagamismajandusel põhinevat, ma ei tea, mingi tõukeratta linna mööda vedelevat tõukerataste renditeenust ja me kõigepealt tegime selle, et me panime hästi palju tõukerattaid sinna, siis vaatasime, mis inimesed teevad ja siis avastasime, et vau, midagi nad teevadki nendega. Siis me peame hakkama mõtlema kliendilepingu peale, siis me peame hakkama mõtlema selle peale, mis siis saab, kui nad püüavad seda pännu panna, mis siis saab, kui see sireen huilgabki seal nagu 2 ööpäeva järjest Viru keskuse ees sellel, nii kaua kuni seal tõukerattal nagu aku tühjaks saab. Nii et need on need praktika ja reaalsus, mida ma kirjeldan. Ja sa alustad sellest, et sa püüad leida lahendust, see lahendus peab olema ideaalis võimalikult kleepuv kasutaja perspektiivis ja alles seejärel sa jõuad välja oma arengusfaasi, kus kohas sul on muud teemad. Ehk selle asja nimi ei ole mitte kaskaadarendus niivõrd, vaid see on, mina ütleks niimoodi, me tegeleme probleemidega nende tekkimise järjekorras. Probleem number 1 on, kas see idee, mis mul oli, töötab. Probleem number 2 on see, kas see kasutajatele on ka väärt. Ja siis hakkavad tekkima probleemi, kas see on seaduslik, kas see on ka turvaline. Need on siis sellise probleemidega tekkimise järjekorras asjad. Ja mul on alati olnud, ma ei tea, elu on mind õnnistanud sellega, et kõik need ideed, mida ma tõenäoliselt olen ka natukene rohkem läbi mõelnud kui sellega lihtsalt, et hakkaks vaatama, kas see nagu langevarju prototüüp, mida ma nüüd välja mõtlesin, ka töötab nii, et paneme kohe inimestele selga ja viskame nad alla kuskilt katuselt. Et ma pole sihukest asjadega, mida tegema, ma olen natukene läbi mõelnud asju, et mul on alati olnud nagu super hea, et kui ma lähen nagu juuratiimi juurde või kübertiimi juurde selle prototüübiga, mis juba töötab ja mis on, näeb natukene käkk küll välja, aga neil silmad lähevad särama. Nad ütlevad,
kõige lahedam asi mu elus on tegeleda uue probleemiga, mitte sellega, et ma päevad läbi pean tegelema seda vana asja nühkima. Ehk see ilmselt on ka intellektuaalselt stimuleeriv tegelikult juura ja küberitiimidele. Nii et sa, Linnar, siis ütled, et see ongi normaalne, et kõigepealt teeme asja ära ja siis vaatame, kui probleeme tekib, siis tegeleme küberturbe ja juuraga. See on su väide? Jah, või halvemal juhul oleme olukorras, kus kohas me tõdemegi seda, et klientidele ei meeldinud. Paneme kinni. Kui ma tulen välja ja ütlen investoritele, et näe, siin on mul nagu legal counselite eelarve, siin on mul nagu turbeosakonna eelarve, tegeleme sellega siis, kui sul kliendid on. Et see on nagu see lähenemine. Margus, sa võib-olla tahtsid enne midagi? Jah, ma tahtsin seda öelda, et tegelikult ju sükst, kuidas ma ütlen, objektiivselt mõõdetavat absoluutset turvalisust iseenesest ei ole olemas. Turvalisus on turvatunne, see on midagi, mis inimestele nagu tekitab ja kui me seda niimoodi hakkame nagu mõtlema, siis just see, kuidas me ju innovatsiooni poole pealt asjadele läheneme, on see, et me kõigepealt proovime anda selle kindluse, et kui selle ühe või teise asja kasutades midagi juhtub, et siis me reageerime sellele võimalikult kiiresti. Ja teistpidi me anname ka teada, et mis on näiteks need toote või teenuse nagu omadused, et natukene juba ennetada, et mida iganes võiks nagu juhtuma hakata. Et see on selle turvetunne tekitamine, ehk et me peaksime looma, ja tegelikult me ka loome neid kontseptuaalselt süsteeme läbi mõeldes, et kõik need kohad, ehk et mis need võiksid olla, need nõrgad kohad, kus need ründevektorid võiksid olla ja pigem on fookus sellele, et kuidas see siis kuritarvitamine või väärkasutus kiiresti ära tunda ja kuidas ta siis see turvatunne nagu taastada. Sest vastasel juhul, nagu ma ütlesin, see aeg tegelikult arenduste loomiseks nii lühike, et kui me üritamegi ükskõik millise ideele saada ka nii-öelda kuulikindla turvakontseptsiooni sinna alla ja see kõigepealt valmis ehitada, no siis ei jää sest innovatsioonist suurt järgi. Võtame veel ühe konteksti, et täpselt nii nagu see e-residentsuse puhul on eks ju väga võimalik selgelt poolt võtta, et kas on hea mõte seda laialt reklaamida või mitte, et siis praegult üks põhilisi teemasid, mida rahvusvaheliselt ka küberturbe valdkonnas räägitakse, on kogu see uue põlvkonna sideteenuste teema, ehk siis 5G. Ja siin on nagu hästi selgelt näha, et riigid tahavad jõudsalt minna edasi 5G rakendamisega, samal ajal, kui selle teema turvalisus ei ole veel lahendust leidnud. Et kuidas nüüd selles olukorras siis käituda? Et kas me peaks nagu igal juhul tegema selle asja ära või siis pidurdama seda arengut sinnamaani, et me saaks aru, kuidas seda turveprobleeme üldse lahendada? Sa vaatad mulle otsa. Ükskõik, kes see tahab on usu küsimus. See on usu küsimus. See on usu küsimus ja see on hästi keeruline küsimus. Ma ei tea. Mis mind paneb 5G osas muretsema, on tegelikult see, kuivõrd jõuetu või kuivõrd mahajäänud on olnud innovatsioon nagu objektiivselt mujal maailmas. Kuivõrd jõuliselt on praegune 5G lahenduse pakkuja jõudnud turule. Klassikalised argumendid turvalisuse tagamisel, turvalisuse kontrollimisel ei tööta. Sest klassikaline vastuargument on, aga tulge Brüsselisse, meil on seal source koodid, palun lugege need läbi, mis teie probleem on. Meil on, see meenutab mulle väga ühte lugu keskkoolis, kui ma käisin loogikatunnis, meid pandi istuma samamoodi kahte gruppi. Ja üks grupp pidi tõestama teisele, et matemaatika ei ole religioon ja teised pidid tõestama, et matemaatika on religioon. Meie sattusime alguses sellesse gruppi, kus matemaatika ei ole religioon, kõik oli väga lihtne, kartesiaanlik maailm, olen olemas, mõtlen järelikult olen olemas, kõik on väga lihtne, aga mida õpetaja tegi, oli siis, ta vahetas grupid ära ja ütles, et nüüd peate te tõestama, et matemaatika on religioon. Ja tegelikult see on nüüd see koht, kus 5G on see, kus ma tahaks näha nüüd rohkem seda innovatsiooni ja kus ma tegelikult ütlen, et turvalisus teatud juhtudel saab olla ikkagi tehnoloogiline lahendus pigem kui regulatiivne. Ütleme, 5G kõrvale ma paneks veel sellise teema, et kust me teame, et see kood, mis on progetud kuskil, võib-olla Valgevenes, mis täna
mingisuguseid kriitilisi e-teenuseid kaitseb, on turvaline. See lahendus on tegelikult tehnoloogiline. Kust me teame, et see hingamisaparaat, mille all mingisugused patsiendid ei viibi, ei saa nii-öelda ransomware'iga pihta. Ja jälle, et see on kuidagi tehnoloogiline. Et küsimus on selles, mida me teeme nende ohtudega innovatsiooni mõttes, mida me juba teame, et eksisteerivad. Et turvalisus ei ole mitte mingisugune nagu abstraktne asi, et nüüd me mõtleme välja mingi nii-öelda, me teeme nüüd uue asja, ja siis tulevad turvalisuseksperdid hakkavad rääkima sellest, et hakkavad mõtlema turvalisuse probleeme välja. Et jätame need nii-öelda uued ohuvektorid kõrvale. Võtame need ohuvektorid, mis on need, mis räägivad asjadest, millest me juba teame. Ransomware, suurriikide pealt kuulamine, see, kuidas käitutakse andmetega. Et meil on tegelikult palju suuri valikuid. Krüpto. Keegi ei räägi sellest. See on äärmiselt huvitav teema. Ütleme, 5G on oluline probleem ja ma täiesti teadlikult põiklen su küsimusest kõrvale, sest ma ei tea, mis õige vastus on. Ja see on usu ja usalduse küsimus. Suurem probleem on see, mis neil juba veel on. 5G juba töötab. Mis on see, mida me täna maha magame? Ma küsiks pigem just selle nagu põhimõtte kohta, et vaata nii nagu Linnar siin ennem välja tõi, et teeme asja ennem ära ja siis vaatame, kus probleemid tekivad ja tegeleme nendega. Et kas see nagu küberturbe vaatest on loogiline protsess, et me kõigepealt rakendame ja siis vaatame ja tegeleme tagajärgedega? Ma arvan, et see on just see petlik mulje, millega saab öelda, et me ei peagi tegelema küberturbe asjadega, sest võib-olla midagi ei juhtugi, eks ole. Ja selle mulje üks osa on see, kus püütakse neid regulatiivseid küsimusi tähtsustada üle tehnoloogiliste. Ja ma olen täiesti veendunud, täpselt nagu sa rääkisid, et tehnoloogiliste murede tähtsus versus regulatiivsed mured ainult kasvab. Et mingis mõttes juura, kuigi sa oled jurist, see muutub sekundaarseks, et juura on natuke nagu politsei ja üha rohkem nagu politsei, et viimasel hetkel ikkagi mingi politseinik tuleb ja viimasel hetkel tuleb ka jurist, aga see on nagu päris lõpus. Ja tegelikult enne kõiki asju domineerivad tehnoloogid. Ja selle üks näide on see, et on kurikuulus Bitcoini teema, et peaaegu kõik minu IT-turvainimestest tuttavad ei ole eriliselt Bitcoini fännid väga erinevatel põhjustel, mitte et nad arvaks, et see on ebaturvaline, aga nad ei ole, aga nad üldiselt arvavad, et see on üks võluv omadus, et see näitab, et tehnoloogia on olulisem kui juristid. Et lihtsalt nii saabki ise teha, sa ei pea kellegi käest midagi küsima, sa lihtsalt teed. Ja ongi. Ja nüüd tulles tagasi selle eelmise jutu juurde, et siit edasi minnes, niipea kui sa püüad seda turvalisust niimoodi vaadata, et sul on mingi turvaosakond, sa pead osa eelarvet sinna panema, sa pead palkama juriste, sa pead kleepima külge mingisugused turvakleepsud, sa pead palkama mingi turvamehe nagu sellel IT-värgil, siis see on nagu fundamentaalselt ebaõnnestunud lähenemine. Ja me teame, et tegelikult see asi, mis töötab, on see, et sa tehnoloogiliselt arendad need asjad kohe niimoodi, et nad oleks hästi. Ja nüüd, miks sa tegelikult peaks tegema, on natuke sügavam kui see küsimus, et need asjad ka edaspidi siis vastu peaks. Ja kui me teame, et tegelikult see väärtus sünnib, siis seda hakatakse ka ründama, nii et see on sedapidi tähtis, aga seal on veel suurem tähtsus. On see, et kui sa hakkad oma süsteemi üldse arendama ja sa pead mõtlema, et kuidas sa seda teed, kuidas sa seda komponentideks jaotad ja mismoodi sa mingisuguseid asju ehitad. Et see on see, mida tehnoloogid teevad, et see on see, mille peal tehnoloogid lähevad silmad särama, et miks nad üldse midagi teevad, nad tahavad need ülesandeid lahendada. Nad isegi ei taha tingimata alati inimesele seda tõukeratast pakkuda, vaid nad tahavad mõelda, et kuidas ma seda tõukeratast tegelikult saaksin pakkuda optimaalsemal viisil. Ja kui sa hakkad seda nagu mõtlema, siis seal võib väga kergesti mööda panna. Ja see põhiline möödapaneku viis on see, et sa teed mingeid asju liiga keeruliselt. Sa teed väga keerulise asja, sa ei suuda neid seoseid enam omavahel hallata, kõik asjad hakkavad võtma liiga palju aega, liiga palju ruumi, neid on väga raske muuta. Nagu me teame, Eesti suurte viimase aja e-projektide kohta siin Riigikontroll umbes ütles, et pooled läksid tuksi, eks ole. See on hästi, ma ei tea, kas need päris pooled, aga see on tõsine probleem ja selle probleemina alati nagu see sama põhjus.
et need asjad on tehtud liiga keerulised, liiga vähe paindlikud ja ümberringi tahetakse kogu aeg muuta, eks. Ja selle vastu ei saa midagi, et tahetakse muuta, tahetaksegi muuta. Aga sa saaksid kuidagi öelda, et okei, aga teeme lihtsama, me ei tee kõike seda, mis sa tahad, me teeme ta kergemini muudetava, me ei paku kõiki neid asju. Ja nüüd see, kui sa püüad teha asju turvaliselt, fundamentaalselt, siis see haakub täpselt selle sama eesmärgiga kokku. Et keerulised asjad ei olegi loomupoolest turvalised. Et sa saadki turvalisust teha ainult niimoodi, kui sa hoiad asju lihtsana, kui sa hoiad asju modulaarsena, et sa ei kleebi mitte turvalisust juurde, et sa pigem võtad asju ära selleks, et asi oleks turvalisem. Sa ei luba teha kõiki asju. Ja see annab korraga sulle ka selle, et see asi on nagu vastupidavam, töötavam ja muutuvam. Kuna aeg on armutu, siis võtame vahepeal, kui on küsimusi saalist või kommentaare ja kui saaks selle küsitluse ka seina peal, oleks väga hea. Et jah, nagu me näeme, praegult on innovatsiooni esindajad on siiski ülekaalus. 4-1. Ja võib-olla, on täiesti jah, 4-1, jah. hea turvaeelarve, see on väga hea turvalisuseelarve proportsioon. Aga ma võib-olla muudaks seda küsimust natuke, arvestades lihtsalt, et millest... Ära muuda! Nüüd juba varsti võid muuta. Ma ütleks niimoodi, et täiendaks seda küsimust, et kumb on suurem väärtus, kas innovatsioon iseenesest või küberturvalisus? Kui te saate ühe valida kahest, kas te sõidaksite uue BMW-ga, mis on täiesti ebaturvaline, või sõidaksite vana turvalise Ladaga näiteks. Aga kas on küsimusi saalist? Jah, palun. Meil on kuskil mikrofon ka siin vist. Ma tahaks Lauriga natuke debateerida. Lauri, ma arvan, sa tegid e-residentsusele nagu liiga. Ma saan aru, et sa intrigeerisid. Aga ma tahaks, et sa natukene argumenteeriks, miks see on ebaturvaline. Olles ise e-assis töötanud sel hetkel, kui e-residentsus tuli, siis ma tean ka seda, et ta toob täna riigile maksutulu. Sellega on seotud paar võltsitud identiteeti, aga ulatuslikku rahapesu ju sealt kaudu toimunud ei ole. Ma teadsin, et ma sean ennast sihtmärgiks. Aga muide, see, mis puutub autosse, siis mul on selle kohta ka pärast üks päris hea lugu rääkida, aga e-residentsus, ma arvan, et e-residentsuse puhul lihtsalt see retoorika oli vale. Et ma arvan, et e-residentsus kui selline, et nii-öelda Eestis tegutsevatel inimestel anda võimalus osaleda meie e-ühiskonnas, oleks olnud faas number 1. Võib-olla ma peaksin seda täpsustama. Tähendab, see, kuidas me alustasime. Just. See ei olnud faas number 1. Faas number 1 oli see, et me saame täiendavaid kodanikke, kes teevad tehinguid läbi Eesti. Ja see on minu arvates viga. Sellepärast, et me oleksime pidanud rahulikult võtma selle ühe aasta, võib-olla 2, vaatama, millised regulatiivsed probleemid selle kõigega tulevad. Millised asjad on, millised teemad tõusetuvad, mille peale me üleüldse ei oska mõelda. Tegelikult selles mõttes turvalisuse ja regulatsioonide ja kõikide selliste valdkondade üks võtmeküsimus on saada erinevad ideed välja, saada erinevad vaatepunktid välja. Kui me viime läbi küberõppusi, meie üks missioon on ka see, et mitte hääletada tegelikult, vaid tegelikult saada välja need eriarvamused, mis on see 0,2%, mis hiljem võib olla väga suur probleem. Et ma arvan, et kuidas seda oleks võinud teha, on see, et esimene aasta me jagame selle sellistele inimestele, kes tegelikult juba omavad Eestiga suhet ja vaadata, millised probleemid sellest tulevad. Testgrupp ja siis vaadata, kas me saame Eestit seeläbi reklaamida. Minu 3. mõte tegelikult, mis on e-residentsusega seotud, kui me seda nii tahame teha, siis teeme seda täielikult. Aga me tegime seda kuidagi poolikult. Kui me oleksime tahtnud müüa Eestit e-residentsusena, siis e-residentsuse tulu oleks pidanud olema ametlikult seotud kodaniku palgaga. Lauri, lihtsalt mõte, viimane küsimus siia juurde. Tulenevalt sellest, et Pangaliit hakkas peale selle projekti tulekut alles mõtlema, mil moel oleks konto avamine lihtsam. Julgeme väita, et täna on ka Eesti kodanikule konto avamine lihtsam, kuna Pangaliit muidu selle teemaga poleks hakanud tegelema. See on hea näide ja see on hea näide turvalisusest kui innovatsioonist. Tegelikult see on väga hea argument. See on e-residentsuse üks positiivsemaid argumente on see, et pangad hakkasid palju turvalisemalt isikuid tuvastama. See kaasus tekkis sellest, et üle interneti inimesed soovisid saada siis pankade klientideks, pankad hakkasid tegema intervjuusid, hakati rakendama tarkvara, mis inimesi tuvastati ja siis hakati avastama, aga need inimesed, kes meile
nagu päriselt füüsiliselt tulevad, kes on ka Eesti kodanikud, need võivad esitada ka võltspassi. Hakkame seda tehnoloogiat ka seal kasutama. Aga tegelikult ma arvan, see pigem räägib minu argumentide kasuks. aga kas see ei ole mitte täpselt see, mida Linnar ütleb, et näed, nüüd on asi tehtud, nüüd tekivad probleemid ja neid järjest lahendatakse? Et selle e-residentsusega seoses veel üks siuke hästi huvitav, ütleme, protsessi innovatsioon, mis tekkis, et kuna me saime aru, et meil saatkondi on nii vähe, siis nii-öelda 2 korda inimest kutsuda enda juurde, et kõigepealt tema isikusamasust tuvastada, teine kord kui dokument kätte, see on absurd, et siis me ei lenda, siis me tegime ühe kontaktiga selle. Nüüd ma ei ole päris kindel, kas nüüd siseriiklikult me oleme oma inimestele ka samma maani jõudnud, et me saame ühe kontaktiga nagu kätte. Aga kui nii on, siis on ka sealt saime väikse innovatsiooni ka enda oma protsesside poole. Ma arvan, et see, mis tegelikult sa juba selle 5G teemal hakkasid üles tõstma, on tegelikult väga oluline ja võib-olla võrreldav ka natukene e-residentsuse teemaga, ehk me ühelt poolt ehitame üles sellise uue idee ümber, sellise nagu võimaluse, opportunity, seal on nagu selline suur pudrumägi, selle ümber on piimajõgi ja selle piima nagu rasvaprotsent on juba nagu 10 lähedal. Ja see on see, mis me sealt nagu üles ehitame sellele. Ja siis, kui seesama on nagu 5G loodud ja kuskil siis mingisugusel hetkel hakkab peale nagu fütosanitaarnormide järgimine selle Pudrumäe ja Piimajõe menetlemisel ja seal me taandume tihtilugu sellisesse olukorda, kus kohas meil ei pruugi olla tänapäeval enam kompetentsi. Mis siis, kui meil antaksegi see lähtekood ja öeldakse, et me anname kõikide maailma komponentide, kõikide nutikellade, kõikide mikrokiipide, kõikide lähtekoodid, kõikide biossid ka kirjutame nagu üles. Olge head, hakake lugema otsast. Enne läheb nagu see vanajumala väike läheb nagu looja, kui me jõuame esimese kiibi nagu lõpuni läbi lugeda. Ehk siis me taandame selle asja tihtilugu sellele, et meil on sellised usaldusorganisatsioonid olemas, kellel on mingisugune võimekus seda teha. Tihtilugu nende usaldusorganisatsioonidel ka ei pruugi olla läbivat kompetentsi, aga me lähtume sellest, et nad on samameelsed meiega. Et nad mõtlevad nagu meie, nad käituvad nagu meie ja nad tõenäoliselt kriisiolukorras ja probleemi tekkides käituvad ka umbes nagu meie. Ja see on see viis, kuidas me tegelikult püüame sellistes olukordades riske maandada, mis puudutab nagu 5G, siis kõige tõenäolisem Eesti käitumisnorm hakkab olema see, et me käitume nii nagu meist kompetentsemad, tugevamad käituvad, aga me püüame selle juures ka väikest sellist nagu väikest lisasingiviilukest saada sealt, et olla nagu ise ägedam ja innovaatilisem, teadmata päris täpselt seda, kus kohas innovatsioon praegu hetkel seisneb. Et need on tegelikult läbivalt olnud väga palju näited. Ja mulle alati on meeldinud, meil oli Mart Saarma kunagi ütles, defineeris ära nagu väike riigi teadlase, et ta tegelikult kannab tänapäeval just väikeses riigis sellist šamaani rolli. Et kui kunagi nagu pikne lõi taevast alla maa peale, siis inimesed küsisid, mis see on? No ja siis šamaan ütles, et see on jumala sõrm, kes nagu tuli ja karistas kedagi kurja seal maa peal või et väike riigi teadlase roll on samasugune öelda valitsusele, kas see on söödav või on see mürgine. Siis ta peab olema nagu enesekindel jurist, kes lihtsalt väidab. Ta peab olema usaldusväärne ja siin oli asi, mida Lauri mitmel korral tõi esile, et see, mida ekspert ütleb, peab olema usaldusväärselt kantud ja see on kõige keerulisem olukord maailmas. Ma arvan, et Tanel, sa oled ise ka olnud sellises olukorras, me kõik oleme olnud sellises olukorras. Mina olen olnud sellises olukorras, kus öeldakse avalikus õiguslikus televisioonis küsitakse su käest. Kas sa saad kinnitada, et digiallkiri ja ID-kaart on absoluutselt turvalised? Muidugi mitte. Muidugi saad kinnitada, jah? Ei saa. No aga millest me siis räägime? Mis kuradi ID-kaarti? Kuidas läheksid edasi, et kuidas e-valimistega siis on? Väga huvitav. E-valimistega on väga huvitav. Veel huvitavaks läheb, jah? Aga saate nüüd aru ise, mis dilemma ees ollakse, kui sa tahad teha midagi uut ja keegi ütleb, aga kas sa saad kinnitada, et see on absoluutselt turvaline? Ja kui sa ütled, et ei, seda ei ole võimalik kinnitada, kui sa tahad nagu edasi jätkata oma rolli eksperdina ja mitte nagu
tagada seda, et Tanel ette elu sees ei ütle mulle enam nagu tere öelda, et sa oled nagu menetlenud igasuguse kredibiilsuse, siis ma ei saa öelda, et see on absoluutselt turvaline. Ja teiselt poolt, kui ma ütlen, et see ei ole absoluutselt turvaline, siis see seltskond, kes vaatab seda avalik-õiguslikku televisiooni, ütleb, et no selge, see on nüüd teada. Selle ID-kaardi ja värgiga, mis neil on, sellega nad lähevad põrgusse kõik. Debatt on samasugune asi nagu Eesti pidu, et just siis, kui hoo sisse saad, on pidu läbi. Et meil on kahjuks ainult 2,5 minutit aega, et ma tuletaks meelde, et hääletage veel, kes ei ole hääletanud. Et küsimus on siis natuke modifitseeritult, et kumb on suurem väärtus, kumb on meie jaoks olulisem, kas küberturvalisus või innovatsioon. Aga ma küsiks, et igal ühel on minut aega, et öelda, et millist mainet Eesti peaks rohkem igatsema. Kas see, et me suudame asju kiiresti ära teha või see, et me tegelikult teeme neid ka turvaliselt ära. Et jah, minut siis igal ühele lõpetuseks. Ausat mainet. Sellepärast, et see on... Juristi vastus. Kõrvale. Vanad sõjalood, ei tasu pikalt rääkida, aga ikkagi. 2007 aastal defineeris Eesti e-riigi eduloo see, et valitsus ja kriisikomisjon otsustasid rääkida, mis juhtub. Meil oli laual võimalus valetada. Pärast seda ID-kaardi kriis. Eesti valitsus otsustas rääkida, mis juhtub. Kui me suudame tuua mõlemad pooled lauale, siis see on see väärtus. Meie see kommunikatsioon, aus kommunikatsioon on täiesti unikaalne, mis on Eesti IT arengu debatis ja arengu loos olemas. Miks me saame praegu müüa oma õppusi meie firmas või kuskil mujal? Kas sellepärast, et Eesti oli esimene riik, keda rünnati? Loomulikult mitte. Iisrael oli rünnatud, Prantsusmaad oli rünnatud, Saksamaad oli rünnatud, USA'd rünnati, ma ei tea, 2001 oli, 99 oli Moonlight Maze. Aga sellepärast, et sellest ei räägitud. Meie rääkisime ausalt, me võtsime mõlemad vaated lauale ja see on see, mis Eesti peaks jätkama. Me tegime turvalisuse oma kaubamärgiks, et Eesti e-riigi kaubamärk ongi turvalisus. See on see, et me teeme turvalisuse kiiresti ja tugevasti ära. See on see. Eesti kaubamärk minu arvates on innovaatilisus. Turvalisuse ärategemise innovatsioon. See on muuhulgas ka see innovatsioon, mis toimus ka sellest, kuidas me räägime näiteks oma turvaprobleemidest. Ehk me oleme pretsedenditult teistmoodi käituv ja see on tegelikult haloefektina olnud kaasa meist oluliselt suurema mainega võib-olla riskikapitali investeeringud. Tõepoolest, kui ma võrdan seda, et meie iduettevõtted saab sama palju raha kui kõrgharidussüsteem kokku aastas. See on pretsedenditu kõikjal maailmas. Ja see on tulnud tegelikult läbi kompleksse maine, milles osa on kindlasti seotud ka sellele, et me oleme pragmaatiline järelmõtleja, aga eelkõige maailm ootab seda uut Eestist. Mis on see uus? Ja kui me rääksime sama 5G teemal, Eestist on muuseas saamas tegelikult ka lakmus paljudele väikeriikidele maailmas, kes ütlevad, et meie päris täpselt ei tea selle 5G turvalisus, särk, aga vaatame, kuidas Eesti teeb. Kui nemad ütlevad, et see on okei ja košer, siis teeme. Ja me oleme saanud sellisesse rolli, kus kohas me võtame nagu vastutust tegelikult ka paljude teiste riikide eest, kellel puudub sisemine analüüsivõimekus. Et kasutagem seda siis vastutustundlikult. Jah, ma võtaks selle müüris korraks vahelt ära, et minu meelest see innovatsioon, mida me Eestis võiksime kasutada, mida me viimasel ajal millegi pärast võib-olla hakkame ära unustama, on see, mida ka Tanel tegelikult ütles, et asjad mõelda nagu lihtsaks. Et me hakkasime sellest pihta, et me proovisime hoiduda, eks ju, kolossaalselt, globaalselt, totaalselt integreeritud suurtest infosüsteemidest. Täna, mida see Riigikontrolli raport viitab, et me justkui liigume sinna poole. Samas me näeme, et see innovatsioon ja tehnoloogia arendus on pigem just pisikesed, koosvõimelised, väikesed tükid, mida on võimalik kiiresti vahetada, asendada, uuendada, mis omakorda ka nii-öelda halbadele poistele nende sihtimise ja jahtimise teeb ühtepidi nagu raskeks. Selge, aga aitäh kõigile. Selge on see, et 50-minutilisest debatist on selles kontekstis ilmselgelt vähe. Loodame, et järgnevatel konverentsidel me suudame seda korrata, võib-olla isegi natuke pikemas ja fokusseeritumas formaadis, aga igal juhul aitäh kõigile
ja nagu te näete seina pealt, et nii nagu eeldada võis, siis innovatsioon ruulib. Jah, Linnav ja Margus on võitnud. Aga ma ei tea, mis asi see kolmas variant seal seina peal on, et seal on ka 3 inimest vastanud, et jäägu see siis meile kõigile ära arvata. Süsteem ei olnud turvaline, keegi häkkis sisse ja lõi enda mõõtme. Lahendus ei olnud täiuslik. Jah. Igal juhul teeme aplausi esinejatele. Tänud. Aitäh.